siis Sander Posti sellised käigud siin Paides ka Kuressaarel edu toovad ning taga omavahel lükkavad, vahepeal tuleb Hõim ka appi, kuid miskit enamat ja Parte, nüüd on võimalik pall alla tuua. Hästi oli see David Andres, kes jala vahele sai löögile ka, kuid tulemus on Tammeka vahel on Tammeka küll ühe värava tagasi löönud, aga vahe õigemini seis on seal endiselt 5-1. Vaatame nüüd, Luts võtab ette. Nõmm tuleb välja ja Nõmm teeb ennast suureks ning sätib hästi ette. Vastu Jürisoo, vasakul rünnak olemas. Kivi juba seotakse seal kastis, tuleb ülejooksu pakkumist ka. Löök otse Meeritsa peale, aga ei saa sinna kõige paremini käsi taha. Ja on sunnitud palju üle. Paremat häält pidi. Turr, Luts ja pikad mehed kastis olemas. Hästi kombineeritakse Nõmm esimesena jaol. Sinna Nõmme poolsesse nurka üllatama ja tegelikult kui vaadata, siis seal vasakul on ka mees olemas, kes ei võtaks üldse paasta selle söödu ja tuleb ära. 9 minutite karistuslöögid siin Paides on Paide leib. Narva vastu võeti võit ja näib, et siin võetakse ka Kuressaarelt see punkt käte vahelt ära, mis oli juba kätte teenitud. Seal oli väga kehv rikošett Nõmme jaoks. Et löögi hetkel liikus sinna müüri tagumisse nurka ära, kuhu tegelikult tundus, et see tuleb siin viimase poole minutiga leida lahendus. Ja siiski vaatame, kas meile pakutakse siit veel mõni kordus. Mulle tundub, et see on nüüd väga huvitav, sellepärast, et selle korduse põhjal pigem seal vist kella peal on 96 minutit täis tiksunud ja see lõpetatakse ära. Paide saab väga-väga raske võidu. See madal plokk ikkagi üles leida, et mingid võimalused olid, et võib-olla oleks pidanud paremini lahendama, et see oleks kergem tööpäev olnud. Kuressaare madala plokki ja sellist innukat kaitsetööd mainisid. Rünnakul ma küsiks, et kas tsenderduste kvaliteedist jäi ka puudu, et üritasite seeläbi justkui mängida, aga ei tulnud sealt? Ja võib-olla ka tsenderdused ja liikumised kassis, et olid võib-olla passiivsed, et oleks pidanud olema konkreetsemad, kiiremad, jõulisemad, et mõlemad kokku ma arvan, et seda oleks pidanud paremini tegema. Mis need peatreeneri jutud seal poolel olid? Mulle vähemalt tundus kõrvat, et ega väga mängupilti või sellist mänguplaani ei muudetud, et tulid uued mehed ja pidid paremini tegema seda, mida... Ma ei oska seda öelda sulle, ma tegin soojenduspoole ajal, et jään kahjuks vastuse võlgu. Aga kuidas kõrvalt oli? Kingil ilmselt tegite nii-öelda mängu üsna küünte närimiseks, aga üldiselt kõrvalt tuli pigem selline nii-öelda head soovid, et kuidas tema mänguga tundus rahul olevat? Mulle esimene küsimuse poole kuidagi... Kuidas sulle tundus? Kas peatreener oli tänase mängupildiga rahul või kuidas? Eks me kohe kuuleme, et ma ei oska ka seda öelda, et võit, et mis on tähtis, et pärast euromäng on alati keeruline ja see mäng tuleb võib-olla keerulisemalt, kui me tahaksime, aga võit see lõpuks on kõige tähtsam täna. Ma küsin selle karistuslöögi kohta ka. Olid seal kõige lähemale, et kas seal oli rikošett või lõi mees lihtsalt sedavõrd hästi? Seal oli rikošett vist ja. No, euro sellist palaviku või mängude pealt juba tagasi tulemist mainisid. Tunned, et see mäng oli täna seesugune ka lihtsalt sellepärast, et vahetus jalgkoosis hästi palju, et lugedes oli 8 vist. No jaa, võib-olla kokkumäng lihtsalt on teistsugune, et aga meil on head meeskonnakaaslased kõik ja ühtne ja hea meeskond, et ma arvan, et see nagu ei määra mingit mängupilti või midagi, et Kingsin ütles ka, et koduliigas tuleb ka selline hea stabiilsus saavutada, nagu tegelikult teil eurosarjades on, et kuidas ise tunned, kas ja kui kiiresti Paide liigub sinna suunas, et see stabiilsus, kokkumäng ja selle tulemusel siis ka need tulemused lõpuks ära vormistada ja sellist stabiilset mängu näidata? No eks me pre-seasoni oleme teinud juba kõik koos siin ühtse meeskonnana ja hooaeg on juba kestnud päris pikalt, et lihtsalt jah, tuleb leida see stabiilsus kuidagi, ütlen jõuga vaja kuidagi see stabiilsus ära võtta, et liigas on meil üles-alla kõikumisi palju olnud, aga võib-olla nüüd pärast Euroopat on meil tulnud uuesti hea hingamine ja hea minek, et loodame, et suudame hoida seda. Ma küsin sult lõpetuseks sellise personaalse küsimuse, et enne mängu said siin ka 300 kohtumise täitumisest tautasu, tegelikult nüüd on juba tänase kohtumisega 302 kohtumist vöö vahel, et
on vahva seiklus olnud? Absoluutselt, et Premium-liigas isegi endal tuli üllatusena, et nii palju mänge on, et Premium-liigas olen juba üht-teist näinud, võib öelda, et igal juhul äge. Aitäh sulle, ma lasen su vistkonna juurde ja aitäh sulle mängu sellest intervjuud. Õnne soovida kindlasti ei saa, läks väga valusalt näppude vahelt see punkt ära ikkagi. Paidele võib õnne soovida, et nad tulid siin Euroopa meeli pealt, said selle kohustusliku võidu kätte. Me tegelikult haisime siit saada ise seda võitu, aga seekord läks nii. Paidega üldiselt sobib mängida, et viimane kord siin samas staadionil 1-1 tulemus. Tänast mängupilti vaadates, ma ei tea, ütleks, et pigem said hästi hakkama. Ma ütlen, et mänguliselt ma arvan täiesti võrdne vastasseis on kõik 3 mängu olnud meil omavahel, et lihtsalt kuidagi väravaid oleme ainult ühe löönud neile see aasta, et kuidagi see rünnaku lõpetamine või seal on natuke vajaka meil, et kui saame üks pool kontraid, oleme sitaks väga palju saanud, et lihtsalt on need vaja kuidagi paremini ära lahendada. Millest täna justkui puudu võis jääda, et selgelt vasturünnakute peale mängisite, kas lihtsalt ongi see, et vasturünnakute selline teravus seal lõpetamine, mis läbi sinu silme täna puudu jäi eelkõige? Jaa, ma arvan, et otsustavus, et jõuame sinna vastase kolmandikule ja siis saab siuke mõte otsa või jääme seisma, et see tuleks konkreetselt kiirelt ja ära lõpetada. Võistkonna pingutusega saab täna igati rahul olla? Saab küll, jälle ebaõnne, et see peast läks rikošett, aga kõik andsid ennast 100%, et selle taha ei jäänud midagi. No, klassika ja võib-olla ka klišee on see, et keegi tabelisse ei vaata, aga reaalsus on see, et Narva Trans on siin nüüd 2 väga head kohtumist pidanud ja tegelikult ju haistab kuklasse juba, et mis emotsioonid sellega seoses on? Ei, eks see hea tunne ei ole, aga ega meil muud varianti ei ole, kui siit pead norgu mitte lasta, et ainult edasi ja tahame võita ka suuremaid. Paidega saime peaaegu siit midagi kätte, Kaljult saime punkti kätte, aga teised on saanud natuke rohkem kätte, need väiksemad, et aga me peame ka saama, ega muud varianti ei ole siin. Liiga on väga, väga tasavägine. Kas sa näed, et peale sellise innuka võitluse saab tänasest kohtumist veel midagi kaasa võtta? Saab küll. See meeskondlikkus, mis meil on viimasel ajal olnud, et hoiame kokku ja kõik võidleme üksteise eest ja suhtleme ja innustame üksteist, et selle saame kaasa võtta ja see peab meid kandma. Ma küsin sult lõpetuseks, et Rõivassepp lahkus siin juba vaata, et 18 minuti järel väljakult, mis lood seis temaga on? Kannaga oli mingi kannapõrutus, vist siuke, ei tohiks midagi hullu olla, et varsti tagasi. Aitäh sulle ka, Marko, mänguvärssete kommentaaride eest ja ma